Head kuulajad, Mehed hakkame elama podcast on teie kõrvus koha sisse võtnud ja ma loodan, et ka teadvuses ja alateadvuses lõpuks. Mina olen saatejuht Kaider Kahar ja mul on täna hea meel öelda tere meister Jaan sulle. Tere meister Jaan. Terekest. Või kuidas ma peaksin sind üldse kutsuma? Sa oled ka mees, kellel on mitu ametit. Kuidas sa tavaliselt raadiosaadetes lased ennast tituleerida? Ma jätan selle igaühe enda otsustada. Ma mõnikord kõige lihtsamini ütlen muusika enda kohta siiski. Ja. Mulle sobib meister Jaan väga hästi. Selles mõttes jah, et kui ma mõtlesin, et see ametikohta küsida, aga nime suhtes meister Jaan meeldib mulle ka. See on nagu kompliment, kui keegi seda kasutab. Kumb on eesnimi, kumb on perekonnanimi sel puhul? Ma ei tea, see on üks nimi lihtsalt. Meister Jaan, väga hästi. Sinu bambusest laev hakkas mul praegu kõrvus kumisema. Mul on bambusest laev, sügav kaev, siuksed kujundid. Mis seisus sa oled? Oled sa kaevus või oled sa taevas? Kas kiik on all või üleval? Kuskil vahepeal, ma arvan. Kas võtab hoogu või pidurdub? Hetkel on küll tunne, et võtab hoogu pigem. Raske on muidugi hetkel määratleda seda, kus ma olen, ja võib-olla tagantjärgi oskab paremini öelda. Aga tegelikult ma olen üleüldse selline üsna keskmine inimene, et mulle meeldib olla kuskil seal vahepeal, nagu kõikide asjade vahepeal. Ja võiks ju mõelda, et see on nagu igav või tavaline, aga tegelikult on see üsna haruldane vist, et olla kuskil niimoodi mõnusasti keskel vahepeal. Meie meeste podcast on selline, kus me räägime, mida me tunneme, mis seis on, kuidas, ma ei tea, plaanid tulevikuks, milline minevik, aga mineviku osa on ka, et ma küsin sinu sellest, kust sa tuled, et kui palju teie peres hoiti sellisel, et ma ei tea, mees peab ikkagi pidama mingisugust sükest, ma ei tea, mingi tervislikkust või mingi liikumine on tähtis, et kui palju sinu lapsepõlves sellist teemat oli, ma ei tea, isa, ema? Seda teemat ei olnud üldse, et mu isa ei ole üldse sportlik inimene. Mu ema lapsena oli, sest mu vanaisa, minu ema-isa siis oli suur rahvasportlane. Kapp oli medaleid täis, aga jaa, see jäi minust kõik väga kaugeks. Need medaleid ei tahtnud sa kaela riputada ja käia ringi nagu olümpiavõitja? Ei no, need olid olemas kõik juba, ma ei pidanud ise tegema midagi selleks. Aga tervislik ja sükene vaimne täiuslikkus ju koosneb ka liikumisele lisaks ka sellisest vaimu arendamisest. Kuidas sellega oli? No sellest ei olnud kunagi juttu. Üldse mingitest sellistest cringe'idest, mingi eneseabi teemadest ei olnud kunagi juttu lapsepõlves ja sporti ma ise hakkasin ka tegema alles nüüd mõned aastad tagasi, ehk siis umbes 30ndate alguses. Läksin esimest korda jõusaali näiteks, mis on üsna positiivne olnud senimaani. Aga kuidas toitumine ja uni ja siuksed asjad olid? Või oli see ka kõik juhuslik? Ei, see oli stabiilne. Süüa oli, kapp oli täis? Jaa, kuni 12. klassini enne kooliminekut iga hommik oli ees võileib ja kohuke ja tee ja siis sai sealt multikaid vaadatud TV-st. Suurepärane, nii et selline kodusoojus oli sul ilusti olemas ja toit laual. Ja. Kui sa iseseisvasse ellu lendasid, mis mees sa sellel hetkel olid? Kui seda võileiba enam keegi ei serveerinud ja tee ei auranud tassis? No oleneb, kust üldse seda iseseisvust lugeda. Mõnes mõttes ma olen olnud üsna privilegeeritud, ehk siis vanemad on hoolitsenud minu eest väga kaua, et ka ülikoolis ma ei teeninud endale ise elatist, vaid nad lihtsalt nagu provaidisid mulle selle elatise ja elukoha ja kõik on. Nii et sel hetkel, mõnes mõttes ma kujutasin ette, et ma olen iseseisev, aga tegelikult ega ma ei olnud, et ma ikkagi sõltusin nendest. Aga see on olnud pikk protsess, asjade õppimine, koristamise õppimine, et näiteks abikaasa on mulle seda palju õpetanud, et mingid asjad tuleb panna korda ja jalanõud tuleb panna ukse kõrval ilusti ritta nagu, et ma ei tea, ma mäletan, ma olin veel 24, siis ma käisin külas ühel sõbral
ja viskasin jalanõud nagu suvaliselt, nagu ikka sisse tulles uksest on ja kuhugi keset põrandat ja siis hiljem ma nagu väga imestasin, et ta ladus kõik ritta. Mõtlesin, et väga imelik tüüp, et miks ta seda teeb. Sinu sõber siis? Jah, mu sõber. Olete veel siiamaani kontaktis? Jah. Et see vahejuhtum ei tekitanud mingit paksu verd? Ei, aga lihtsalt ma nagu mõtlesin, et väga veider, väga imelik inimene, aga praegu ma nagu olen harjunud sellega, panen ise ka kõik jalanõud ritta. Aga milliseid üllatusi sulle iseseisev elu veel pakkus? On sul mõni selline seik meeles, et kord ja struktuur? Võib-olla põhiasi oli see on küll veidike selline nii-öelda vaimsem teema, aga ma kogu aeg ootasin, et nagu minust saab keegi, et sa oled seal koolis, siis sa mõtled, et sa lähed gümnaasiumisse, siis sinust saab keegi, siis sa oled gümnaasiumisse, mõtled, et okei, ma lähen ülikooli ja seal minust siis saab keegi. Aga umbes ülikooli viimasel aastal ma nagu sain aru, et ega vist minust ei saagi midagi, et ei juhtugi midagi. Ja siis oligi, lõppes see asi ära ja ma ei olnudki keegi. Ja siis korraks oli nagu selline väga fail tunne, kuniks ma hakkasin nagu tegema mingeid asju. Et võib-olla see oli nagu selline suurim mingisugune arusaamine, et lihtsalt peab asju tegema ja ei saa loota, et sinust nagu iseenesest saab mingi inimene. Räägi sellest faili tundest ka, et kui vana sa siis olid, oskad sa niimoodi meenutada ja kui sügav või missuga toimus, mis sul siseilmas siis 23 käis? Umbes. No see on päris rets kogemus, ma kujutan ette. Jah, ma küll võtsin seda kuidagi pealtnäha üsna leebelt, tähendab, et ma valisin siis sellise kuidagi kas budistliku või vabanemise tee, et ma mõtlesin hoolega järgi peale ülikooli, et aga mida ma siis tahan teha, et ja siis sain aru, et mitte midagi, jah, et ma ei tahagi mitte midagi teha ja eks tol aeg sai ka üsna palju eksperimenteeritud igasuguste meelt mõjutavate ainete ja taoliste asjadega, nii et ma kuidagi üsna nahaalselt lihtsalt lasin nagu liugu endiselt nagu vanemate kulul põhimõtteliselt ja chillisin, reisisin Sex, Drugs and Barmobil kuniks siis sellest nii-öelda eksperimenteerimise ja chillimise protsessist kasvas välja siis see muusika, mida ma hakkasin tegema ja mis sai minu nii-öelda elukutseks. Aga see oli põhimõtteliselt ikkagi niisugune nagu peitu pugemine või lihtsalt nagu tuimestamine või kuidas sa nagu tagantjärgi seda nagu vaatad? No ma mäletan, et ma tol ajal uskusin, et ma teen õiget asja, et lihtsalt see, kui ma enda sees mingi hea tripi nagu läbi teen, et see on minu teene tervele maailmale, et selleks ju elu ongi, et midagi huvitavat kogeda ja midagi teada saada. Et ma ütlen, noorus ja need ained tegid mind üsna nahaalseks nagu, et võib-olla praegult ma ei tunneks nii vabalt ennast niimoodi liugu lastes. Aga siis ma tundsin tõepoolest, et kõik on hästi. Ja ma ei tundnud, et see on peitu pugemine ja võib-olla siiamaani ei tunne, sest mõned asjad nagu mõned mingid kohad, kuhu ma enda sees jõudsin, tundusid nagu töö tegemine selles mõttes, et ma ikkagi nagu vaatasin näkku mingitele nii-öelda probleemidele või hirmudele ja sain nagu üle nendest asjadest, et selles mõttes ei tundunud nagu peitu pugemine. No see on rock'n'roll, seks ja narkootikumid on kogu selle 20. sajandi nagu teema olnud, kuni sealt selle džässiskenest alates, eks ju, et seda on kõike näinud. Ma just käisin hiljuti Easy Rideri filmi vaatamas üle hulga aja, aga paljud on ka kadunud, ehk siis paljud ei saa tulla siia laua äärde, et see elu põletamine võib lõppeda ikkagi nagu väga halvasti. Oled sa näinud seda kõrvalt? Ja ma olen näinud, kuigi narkootikumid on ka erinevad, et kui sa džässi mainid, siis seal oli see heroiin see põhiline asi. Et ma näiteks opiaate olen ainult mingi ühe korra proovinud, et minu droog oli ikkagi nagu psühhedeelikumid nagu LSD ja seened, mis ei ole nagu sellised asjad, mis sind väga kergesti orgi otsa võtavad, vaid pigem on nagu iga trip selline raske katsumus. Aga ma olen ka näinud inimesi, kes puhtalt psühhedeelsete droogidega on täiesti hulluks läinud ja üks sõber isegi lõpetas enesetapuga. Et ma ei ütle, et ka see on mingisugune nii-öelda lahendus.
onju, aga ikkagi ma arvan, et droogil ja droogil on nagu vahe. Mis sa täna ütleks, kui, ma ei tea, kui see oma laps kasvab sellisesse ikka, kus tal tekivad küsimused, mis sa ütled, et don't do drugs või go wild? Või sõber, ma ei tea. Ma ei tea, ei kumbagi vist ei ütleks. Sest kunagi ma mõtlesin, ma isegi soovitasin oma vanematele, et come on, te peate LSD-d proovima, et see muudab või see on hullult hea, et siis saate targaks. Aga nad ei võtnud vedu ja tol ajal ma mõtlesin, et kuidas üldse keegi saab nagu tõeliselt targaks saada ilma psühhedeelsete droogideta. Aga siis praeguseks ma nagu saan aru, et võib jõuda küll nagu tarkusteni ka ilma. Et on ju palju selliseid lege tarku tüüpe, kes ei ole kunagi mingit drooge teinud ja et see on täitsa fine neid mitte teha ja tegelikult droogidel, isegi kui sa tunned ennast targana, siis seal on mingisugune selline loll külg ka küljes alati, et sest need asjad panevad sind tajuma kõike nagu intensiivselt, et juba see, et sa suudad mingi lause moodustada, tundub sulle geniaalsena, kuna see ongi geniaalne tegelikult, kui nii mõelda. Ja see, et me suudame kõneleda, on imeline ja geniaalne asi, aga lihtsalt sel hetkel sa tunned seda nagu nii intensiivselt, et sa oled nii vaimustuses iseenda mingitest lausetest ja mõtetest. Näiteks ma just sain Facebookis reminderi, et 15 aastat tagasi olin postitanud, et mingi lihtsalt üks tähelepanek. Me mõnikord kipume liiga kinni hoidma mingitest mustritest, mida mul enam vaja ei ole. Siis see oli nagu nii cringe seda vaadata, nagu seda teksti, see on nagu nii basic. Ma täna tahaks kirjutada hoopis, et lihtsalt üks tähelepanek. Mõnikord me oleme suht cringe, isegi kui me arvame, et me oleme targad. Ometi sa tulid sealt Elusanna välja, mille üle ma arvan, et nii minul kui ka paljudel su fännidel on hea meel ja üldse kõigil, kui keegi pääseb lendama. Mis rolli muusika hakkas su elus? Ma saan aru, et sa leidsid endale selle elu mõtte musas. Või siis oma selle tee? Nojah, musa oli nagu lihtsalt mingi kõige kättesaadavam viis enese teostamiseks. Et ma õppisin filmi, aga nagu sa tead, filmi on väga raske teha. Jube raske on teha filmi. Ja siis pead kõiki veenma oma selle idee headuses ja siis, kui sul peaks ebaõnnestuma see, siis on kõik inimesed vaeva näinud mingisuguse jama nimel ja seda pinget ma lihtsalt tol hetkel nagu ei pidanud vastu. Et ja muusikaga on lihtne, sa lihtsalt teed mingi loo valmis ja tuleb hästi välja, on hästi, ei tule hästi välja, siis suva, see on su oma asi, sa oled ainult ise oma aega sinna pannud. Nii et see oli selline hea vahend lihtsalt teostamiseks. Muusikaga on nii tegelikult, et ma tegin seda ka teismelisena juba, kes ma tegin selliseid lihtsaid kitarriga laulukesi nagu Silent Refrain. Ja selles ma ei olnud väga hea. Su üks sugulane on selle lihvinud päris nagu peeneks. No täpselt, et eriti kuna mu isa on seda teinud, siis kuidagi, kuidas ma siis samamoodi teen, aga ühesõnaga ma sain mingi hetk aru, et ma lihtsalt ei ole väga hea selles asjas ja siis selle arusaamisega koos ma mõtlesin, et äkki see tähendabki, et ma ei ole muusikas hea, sest minu arusaamine muusikast piirduski umbes sellega, et on kitarr, Silent Refrain. Aga siis, kui ma hakkasin parmupilli mängima, siis ma hakkasin aru saama elektroonilisest muusikast rohkem ja instrumentaalsest muusikast üleüldse. Et ma saan aru, et muusikas ei pea üldse sõnu olema. Nii et see nagu parmupill avas mulle tee sinna teistmoodi muusikasse. Ja alguses ma muidugi mängisin seda niisama, ma ei üritanud kohe salvestada midagi, vaid paar aastat oli lihtsalt selline avastamine ja uue muusika kuulamine. Ütle, miks on nii, et mingisugune, ma olen ise ennast avastanud ka olukorras, kus tõesti kitarrile on jäänud järgi üks keel on ju, või üldse mis iganes saatub kätte mingi pill, mis teeb mingit häält, see võib olla ka mingi joonlaud, millega sa lauaserva peal tõmbad mingit vibratsiooni või mis iganes sünt, millel töötab üks klahv või lihtsalt suure sündi peal leiad ühe mingi soundi. Et miks see lihtne, primitiivne asi meid kuidagi nagu endasse haarab ja ma ei tea, kuidagi ümber programmeerib? Või räägi, sa oled kindlasti selle rütmikaga nagu palju kokku puutunud. No parmupilli puhul mulle meeldib see nagu lihtsuses,
et kuna see tehnika saab nii kähku ammendatud, nagu ära õpitud, siis sa pead keskenduma kohe sellele, mida sul öelda on. Sa pead nagu leidma enda sees selle õige vibe'i, ehk siis nagu ütleks Arvo Pärt, sa pead oma hinge ära häälestama. Et näiteks klaveriga on ju niimoodi, et sa lihtsalt õpid mingi loo ära ja kui sa seda tehniliselt piisavalt hästi mängid, siis nii-öelda inimesele, kes ei ole just nagu päris asjatundja, siis on väga muljetavaldav, kui sa mängid klaveri peal mingisuguse ilusa pala, isegi kui sa ei ole seal hingega juures, on ju. Aga näiteks mingisuguse joonlauaga laua ääre peal sa pead ikka väga teemas olema, et see muljetavaldav oleks nagu esiteks siis iseendale, sest see peab ju sind ennast inspireerima. Et siis peabki nagu terve hingega sinna sisse minema selle lihtsa asja puhul. No kuidas see käib? No osa sellest on minu jaoks see, et peab armastama seda heli, mis sa leiad ja mis sa teed. Peab seda nautima. Mõnikord sellega käib kaasas mingisugune hullumeelsus ka, et võib-olla see tõepoolest nagu ainult sulle tundub nii hea. Aga see ongi tähtis, sest sealt saab edasi minna. Ütle, kuidas on, ma varasemalt tegin Eesti Top 7 musavideode saade, kes tahab, võib järgi vaadata, seal oli väga palju huvitavaid videosid. Ja üks huvitav asi oli see, mida me panime tähele, et kui inimesed olid need siuksed üksi tegijad, siis need albumid küpsesid või lood küpsesid nagu aastaid. Et ütle, kui sa üksi teed oma asja, sa ise oled enda kohtumõistja, enda kriitik, enda inspireerija, et kuidas endaga nagu rahu teha selles hetkes ja mingil hetkel lasta see vabaks, et nüüd on see minu peas ära keenud ja valmis serveerimiseks? No see on siiamaani struggle tegelikult. Et viimase väljalaske puhul oli ka niimoodi, et olin juba mingi 20. miksi versiooni juures ja juba valmis nagu hittima okei, aga siis ikkagi mingi, kurat, ei ole õige. Ja ma ei teagi, see on raske, mul ei ole lahendusi. Et sa pigem küpsetad ka ikkagi kaua ja keedad üle ja ma ei tea, nõrutad ja kurnad ja mis need variandid seal kõik on. Ja mul on asjad pekkiga läinud, mul on olnudki lugusid, mille ma olen täiesti ära rikkunud sellepärast, et ma olen nüüd üle küpsetanud. Näiteks, kas sul on jõudu, et vaadata Puukoort, oli selline laul, mille ma andsin välja juba mingi aastaid tagasi singlina ja ma kujutasin ette, et sellest saab mingi hitt, aga ei saanud, sest ma küpsetasin selle üle. Ja siis alles mingi aastaid hiljem nüüd ma panin ta albumile, millest mõtleb Paikija, kus ma siis tegin ta nagu uuesti. Võtsin sellest esialgsest projektist ka isegi mõned jupid välja, aga põhimõtteliselt tegin selle loo uuesti ja nüüd alles tuli ta nagu välja. Et pärast üleküpsemist on ka võimalik veel nagu minna tagasi, siis kui sa saad aru, et mis sa valesti tegid, on võimalik selle lihtsuse juurde tagasi minna. Aga kas see pole mitte sama ka nagu suhetega või üldse nagu muude asjadega, et me küpsetame mingeid mõtteid, mingeid asju, mida me tegelikult peaksime rääkima, midagi tegema ja me jääme enda kapslisse. Ma just mõtlen nagu Eesti meeste peale. Kas see meile omane äkki? Võib-olla see on kõigile omane natukene. Aga kunagi pole ka liiga hilja ikkagi, et ja võib-olla mingi hetk ongi vale hetk nagu öelda midagi välja, kui see mõte on väga vales staadiumis. Ma mõnel inimesel olen öelnud midagi nagu aastaid pärast seda, kui oli tegelikult nagu aeg seda öelda, aga nendest ütlemistest ikka enamasti on tulnud head, nagu, et head sai välja öeldud esiteks endale. Nagu. Et isegi kui on, ma ei tea, see on Jaan Krossi vist, et isegi ütlemata jäänud sõnad on mõttes öeldud ja kusagil alles on ju. Et see sama asi, et need asjad, mida sa oled mõelnud, ikkagi nad idanevad kuidagi edasi ja mingil hetkel võiks siis nad ikkagi välja öelda. Ju vist, jah. Muide, ma lihtsalt tajun seda, et see on huvitav, et kui küsimusi küsitakse, siis ma kipun ka minema sellesse rolli, mis alati mulle igasuguste koduajakirjade artiklite puhul ja igasuguste intervjuude puhul tundub hästi naljakas, et intervjueerija vastab siis sellest seisukohast justkui ta nüüd on kõik välja mõelnud,
et ta on elanud oma elu ja nüüd praeguseks on ta jõudnud sellesse punkti, kus tal on kõik selge et ma kipun ka nagu vastama niimoodi, aga tegelikult on kõik veel liikumises. Ei, no, see on absoluutselt tore, sest ma seda nagu siin meie saates võib-olla ei olegi, et tegelikult ma võin kõiki teid kutsuda uuesti siia päris 2 kuu pärast võib-olla mitte, aga aasta pärast ja ma arvan, et see jutt mõneti on hoopis teistsugune. Ütle, mis sind viis spordisaali, kui ütleme kus sul see huvi tekkis enese keha arendamise vastu? No kuidagi sümbioosis sellega, et ma lihtsalt proovisin seda korraks, pluss ma sain aru, et ma kuidagi kehaliselt hakkan nagu kuidagi ära vajuma. Et nooruses oli pisanud nagu lihtsalt svägist, aga kui olin juba rohkem kui 30, siis ükskord nagu vaatasin kuidagi objektiivselt peeglisse ja sain aru, et ma ei näe välja nii lahe, nagu ma olin arvanud, et ma näen välja. See on väga tuttav paljudele. Jah, et ma olin kogu aeg loonud endale mingi kujutluse endast, et ei, ma väga, väga kena olen. Aga ükskord mõtlesin, et võib-olla see ei ole see, mida naised tahavad. Midagi taolist, on. Kuigi ega see esimene võimlaskäik sulle kohe ei too nagu seda kuju, nagu mida naised tahavad, et aga ikkagi pärast seda, kui ma olin mingisugune 3-4 korda käinud jõusaalis, siis ma juba nagu nägin nagu mingit muutust. Ja eriti ka tulemustes nagu, et esimene kord, eriti alguses on see tõus nagu nii kiire, et alguses lükkad seda kangi mingi, ma ei tea, 30 kiloga ja siis mingi 6 aega hiljem juba läheb nagu palju rohkem, on. Siis vaatad, et ma muutun tugevamaks nagu ja tekib selline hasart lihtsalt, et vaatad, kui tugevaks ma siis saan muutuda, on. Vot selline asi umbes oligi. Ja lisaks muidugi varem ma olin hästi palju haige, ma olin umbes pool ajast nagu lihtsalt haige, nagu mingi külmetushaiguses või midagi taolist. Aga ma tundub, et see jõusaalis käik on nagu aidanud selle vastu ka, et ma ei ole enam nii palju haige. Kas ma olen kuidagi valesti aru saanud, et sul mingi flirt on olnud ka võitluskunstidega? See oli täitsa nagu teismeliste, nagu ma olin mingi 14-15 umbes siis. Aga su nunchakud liiguvad käes ikkagi veel väga osavalt. Ja tegelikult see on mul täitsa, seda ma seal ei õppinud, see on mul omaette hobi olnud lapsest peale. Kui ma nägin teismelisi ninja kilpkonnasid, kus oli Michelangelo nunchakudega, siis ma tegin omale ka esimesed nunchakud juba puust. On need sul läbi kulutatud või oled pidanud juurde tegema? Tegelikult mul on nad alles, aga mul on praegu ka sellised veidi paremad olemas. Aga miks see nunchaku värk on sulle jäänud külge? See on siis, kirjeldame, kes ei tea, need on siis 2 sihukest, ma ei tea, 30 sendist pulka, mis on ühendatud umbes, ma ei tea, 15 sendise ketiga. Jah, ketiga või nööriga. Ma ei tea, see lihtsalt nagu tuleb mul välja ja näeb lahe välja ja tegelikult fun fact, et mul on hästi palju selliseid pisikesi hobisid, ma ei tea, ma oskan joojoga kõigist trikke teha, ma oskan jongleerida põlevate kurikatega, kui vaja, ja ma oskan igast taolisi asju teha. Et jah, see on mingi muud hing. Aga kas see on, ma kujutan, et need on väga füüsilised kõik need asjad või koordinatsiooniga seotud, et kas see kuidagi on sulle nagu meheks olemise või inimeseks olemise juures nagu vajalikud sellised väiksed asjad, mitte lihtsalt, et ma võtan joojo kätte ja teen seda üles-alla korra, vaid ma ei tea, sa teed mingit jalutavat koera ja ma ei tea, mingit kiikesid ja asju. Ja hullemaidki asju. Aga ma ei tea, mulle see nagu meeldib, kuigi ma ei tea, kas just väga nagu mehelikuna mind paneb ennast tundma. See möödunud jõuludel ma just, kui oli kingi lunastamise aeg, siis ma tegin oma trikiks seekord mõned joojo trikid siis. Ja siis jõuluvana, kes oli mu isa, ütles, et et selline isa siis oma lastele. Või et lapsed, selline isa teil siis on. Mis oli nagu, et mitte just väga selline mehelik ja täiskasvanulik tegevus, aga ma ei tea, mul suva, mulle meeldib. Nojah, üle küpseda ja täis küpseda, aga räägi, kui palju sa üldse mõtled selle sama peale, et kas see on, ma ei tea, mehelik, kas see käib nagu, sobib sellesse vormi, kas, ma ei tea, pereajakiri võtab sind tõsiselt ja kutsub külla? Ma proovin seda mitte väga tõsiselt võtta selles mõttes, et ma arvan, et eeskätt me oleme ikkagi inimesed, mitte mehed ja naised. Kuigi muidugi on ka mul omad mingisugused teemad sellega seoses ikkagi jah, nagu
tahad sa rääkida sellest? Ma tahaks, aga ma ei tea, kas ma oskan, see on nagu, no ütleme, kui ma nagu eemalt ennast vaatan, siis ma ütleks, et ma olen keskmisest nagu vähem mures igasuguste mehelikuste ja mittemehelikuste pärast, aga ikkagi mul on nagu mingid hetked, kus ma lihtsalt mõtlen, et see nagu ei sobi ja noh, ma ei oska seda seletada, milles see probleem on minu jaoks, aga natuke ikka on jah, ma ei ole täiesti vaba sellest teemast. Kuidas su partner sellesse kõigesse suhtub? Joojodesse ja nunjakudesse ja sellesse, et jõuluvanale sa teed seda mingit trikki? Ma ei tea, mulle tundub, et ta võiks olla rohkem vaimustuses sellest. et kui aus olla, siis jah, ma arvan või ma tunnen, et ta oleks rohkem rahul, kui ma oleksin lihtsalt mingisugune suur mees, kes teenib palju raha ja provide'ib rohkem, aga ma ei tea, võib-olla ma kujutan seda ette ka. Oled sa küsinud ta käest? Nii otseselt ei ole tegelikult, ta ei ütleks ju kunagi seda otse ka nagu. Aga proovi. Okay, kirjuta talle, saada talle näiteks mess. Jaa, peale seda podcasti kohe kirjutan, et pika kirja. Kirjutame koos. ChatGPT kutsume appi. Jah, see peab ka valmis. Aga ütle, mis on sinu selline, kaua sa oled koos olnud oma, ma ei tea, kas sa olete abielus või? Me oleme abielus, jah. Abikaasaga? Mõtleme vist 12 aastat. See on tegelikult on see piisavalt pikk aeg, et igast jamad oleks juba läbitud. Ütle, mis on see hea retsept, mis teie puhul toimib? Siin osas ma tunnen ka, et ma ei ole üldse kvalifitseeritud mingit head nõu andma, kuna... Räägi endast, mis sulle endale tundub? No kui aus olla, siis mulle tundub, et me oleme koos lihtsalt sellepärast, et lahkuminek oleks liiga keeruline ja ei viitsi seda teha. Noh, pealegi meil on lapsed, varakul suhtes me saime juba lapsed. Nii et võib-olla seda soovitakski, et saage kähku lapsed ja siis te ei saa nii kergesti lahku minna. Ja siis peate natuke kauem koos olema, kuniks, jah. Okei. Et see on karm värk. Arvad? Mõnes mõttes, kuigi mõnes mõttes on see ka parim asi, selles mõttes, et ma olen väga õnnelik, et mul on lapsed ja pere praegu. Aga jah, ma arvan, et kui meil ei oleks lapsi olnud, siis me küll ei oleks nagu siiamaani koos olnud, et siis oleks ikkagi mingi hetk nagu olnud lihtsam lihtsalt lahku minna. Aga kas see on võib-olla see sama abielu teema, et tegelikult ju räägitakse sellest, et inimesed, kes on abielus, pigem siis mõtlevad nagu pikemalt järgi, võib-olla parandavad rohkem kui loobuvad? Jah, võib-olla. Eks see abielu on ka mingisugune, eriti kui tehakse mingit traditsioonilist pulmat, me õnneks ei teinud, aga kui tehakse, siis on see, et nii palju pappi on juba alla pandud sinna, et kuidas ma siis lihtsalt lähen lahku, jah. No oleme näinud erinevaid variante, et kiired pulmad, kiired lõpud. Aga tsitaat siis ka ühest vist filmist, ma arvan. Aga see selleks. Ei, ma ei tea, lihtsalt oli kiired pulmad, kiired lõpud. See oli tsitaat, aga ma mõtlesin, et tsitaat tuleb nüüd. Ei, tsitaati, ma ei oska rohkem tsiteerida. Lammas konsumeeris meie apellatsiooni. Ma just lõpetasin Valdur Mikita Põhjaseaduse lugemise, mis on niisugune huvitav kontsentraat eestlaseks olemiseks ja seal oli väga palju huvitavaid mõtteid. Et soovitati kirja lõppu panna, et tahan raha näiteks. Selle asemel, et lugupidamisega meister Jaan või Kaidar. Jah, miks mitte? Igast huvitavaid asju, väike lugemissoovitus, aga see selleks. Aeg lendab armutult. Ma väga tänan, et sa oled olnud nii aus ja avameelne ja rääkinud oma kogemustest, aga mul on küsimus, mida ma kõigilt enda külalistelt küsin. Mida teed sina oma vaimse ja füüsilise heaolu tagamiseks ja tasakaalu hoidmiseks? Et anna mulle meister Jaani väike retsept. No esiteks ma ei ütleks, et ma selles väga hea olen, aga ma ei tea, trenni tegemine aitab ja siis ma olen aru saanud, et uni on väga tähtis. Aga need on kõik need tavalised asjad, mida kõik võivad öelda ja teada. Kas mul midagi omapärast ka öelda on, ma mõtlen? Midagi originaalset? Midagi originaalset. Ma ütleks, et mingi don't go full retard või mulle ikka see kesktee teema on väga oluline, et jah, nagu, et
kõike natukene või mingisugune mõõdukus jätta alati alles nagu. Sa võid arvata, et see ei ole lahe, aga tegelikult see on lahe, sest seda on raske saavutada, seda seisundit. Normcore. Jah, aga tegelikult ei ole neid normaalseid inimesi eriti, et kõigil on nagu mingid suured kiiksud tegelikult. Nii et normaalne olemine on väga eriline. Meister Jaan, aitäh, et tulid mulle külla. Mehed hakkame elama. Hakkame pihta. Kohe pihta.